Tere tulemast Maksu- ja Tolliameti e-teenindusse, et esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon. Enne tuludeklaratsiooni täitma asumist veendu, et oled mahaarvamise kasutamiseks pangast edastanud eluasemelaenu intresside summa. Samuti on oluline enne edastada investeerimiskonto andmed koos investeerimiskontole tehtud sissemaksete ja investeerimiskontolt tehtud väljamaksete aruandega. Kui soovid mahaarvamisi jagada abikaasaga, siis on oluline, et esimesena esitab tuludeklaratsiooni abikaasa, kes annab mahaarvamiste jäägi üle. Järgnevalt selgitame täpsemalt maksustatavate tululiikide deklareerimist. Alustades deklaratsiooni täitmist, avaneb esmalt Eestis teenitud tulude plokk. Tuludeklaratsiooni rea 5.1 esimeses osas on eeltäidetud sinu palgatulu, haigushüvitis, riiklik pension, intress ja muud maksustatavad tulud, millelt on tulumaks kinni peetud. Kui andmetes on viga, siis teavita sellest oma tööandjat või muu maksustatava tulu väljamakse tegijat. Kui oled saanud ümbrikupalka või tasu osutatud teenuste eest, siis märgi ise tasu maksja andmed ja saadud summa tuludeklaratsiooni rea 5.1 teise ossa. Tasu osutatud teenuste eest on ka platvormide kaudu teenitud tulu või muu tulu, millelt väljamakse tegija ei ole tulumaksu kinni pidanud. Tuludeklaratsiooni real 5.2 on eeltäidetud kohustusliku ja täiendava kogumispensioni väljamaksed, mis on makstud pensionieas inimesele. Real 5.3 on deklareeritud investeerimisriskiga elukindlustuslepingud, mille andmed on samuti selliseid lepinguid omavate inimeste jaoks eeltäidetud. Rea 5.4 esimeses osas on eeltäidetud rendi- ja üüritulud, millelt on tulumaks kinni peetud. Kui oled rentinud kinnisvara või näiteks põllumaad äriühingule, siis on äriühing väljamakse tegemisel juba tulumaksu kinni pidanud ja andmed on sinu tuludeklaratsioonis eeltäidetud. Kui oled saanud rendi- või üüritulu, millelt ei ole tulumaks kinni peetud, siis märgi ise saadud summa ja kinnisvara puhul aadress tuludeklaratsiooni rea 5.4 teise ossa. Eluruumi üürimisel teeb süsteem automaatselt 20% mahaarvamise, selleks eraldi kuludokumente esitama ei pea. Real 6.1 näed infot väärtpaberite müügitehingutest, mis on eeltäidetud Nasdaqi andmete põhjal ja mida tuleb endal täiendada soetusmaksumuse ja müügikuludega. Real 6.2 deklareeritakse metsa, raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisest saadud tulud, aga ka PRIA kaudu saadud Natura 2000 erametsamaa toetuste summad. Raie või metsamaterjali müügist saadud tuluandmed on eeltäidetud ostja andmete alusel. Real 6.3 deklareeritakse muu vara võõrandamine. Siia alla kuulub näiteks eraisiku poolt aasta jooksul müüdud kinnisvara. Tulumaksu makstakse vaid müügilt saadud tulult. Selleks tuleb märkida kinnisvara aadress, selle ostu- ja müügihind ning süsteem arvestab vahe ehk tehingult teenitud tulu automaatselt. Real 6.3 tuleb deklareerida krüptovaluutaga tehtud kasumlikud tehingud. Eraldi tuleks välja tuua kõik tehingud, välja arvatud juhul, kui neid on väga palju. Sellisel juhul on lubatud need summeerida ühe summana, kuid siis tuleb veenduda, et omate kinnitatud tehingute loetelu, mida saab täiendavalt esitada. Real 6.4 deklareeritakse osakapitali müügist teenitud tulu. Need andmed on eeltäidetud. Real 6.5 deklareeritakse kõikidele investeerimiskontodele tehtud sissemaksed ja nendelt tehtud väljamaksed tehingu toimumise järjekorras. Esimeses osas näidatakse kõikide investeerimiskontode ja krediidiasutuste andmed, kus kontod on avatud. Teises osas deklareeritakse maksustamisperioodil investeerimiskontole tehtud sissemaksete ja väljamaksete summad. Need andmed tuleb pangast aruande kujul edastada, jälgides oma pangateenuse pakkuja juhendeid, seniks aga saate jätkata deklaratsiooni täitmist ja hiljem deklaratsiooni lõpuni teha. Järgmises plokis on näidatud tulud, mida arvestatakse ainult maksuvaba tulu arvutamisel ja mille pealt makse tasuma ei pea või millelt on tulumaks juba tasutud. Näiteks Real 7.1 näidatakse Eesti äriühingult saadud dividendid ja omakapitali väljamaksed, mis on äriühingu tasandil maksustatud, ja Real 7.2 on näidatud ettevõtluskonto tulu, mille puhul on kõik maksud juba tasutud. Järgmine plokk koosneb välismaalt saadud tuludest. Enamlevinud on näiteks välisriigist saadud töötasu, väärtpaberite võõrandamine või rendi- ja üüritulud.
süsteem konverteerib kursi automaatselt. Kõik välisriigis teenitud tulud tuleb füüsilisel isikul ise deklaratsioonis esitada ja olla valmis vajadusel tõestama neid vastavate dokumentidega. Järgmise ploki füüsilise isiku tuludeklaratsioonis moodustavad maksusoodustused. Siin on välja toodud näiteks eluasemelaenu intressid, tehtud kingitused ja annetused, aga ka koolituskulud. Mahaarvamisi on võimalik teha ainult juhul, kui oled aasta jooksul teeninud maksustatavat tulu, millelt on kinni peetud tulumaks. Enamik maksusoodustusi on samuti, näiteks koolitusteenuse osutaja poolt, meile esitatud andmete alusel eeltäidetud. Kui olemasolevates andmetes on vead, tuleb taaskord pöörduda nende esitaja poole või kui midagi on puudu, siis saad need siia ise lisada. Real 9.4 on eeltäidetud info kingituste ja annetuste kohta, mis on tehtud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingutele, sihtasutustele või usulistele ühendustele. Üldjuhul ei ole eeltäidetud aga telefoni teel tehtud annetused, mis tuleb ise lisada. Tehtud annetuse tõendamiseks peab olemas olema telefonioperaatori arve. Real 9.5 näidatakse eluasemelaenu intressid, mis tuleb samuti vastavalt oma pangateenuse pakkuja nõuete kohaselt meile eraldi edastada. Real 9.7 näidatakse täiendav maksuvaba tulu, mis tekib 2 või enama lapse ülalpidamise korral. Need andmed on eeltäidetud Sotsiaalkindlustusameti andmete alusel 31. detsembri seisuga ja selle vanema deklaratsioonil, kes saab riiklikku lapsetoetust. Sellega on tuludeklaratsioon täidetud ja saate liikuda edasi deklaratsiooni kinnitamise juurde. Olles jõudnud deklaratsiooni kinnitamise lehele, soovitame teil tutvuda tulumaksu arvutuskäiguga. Samuti avaneb abielus inimestel nüüd võimalus anda üle oma maksusoodustuse jääk enda abikaasale, märkides linnuke kasti, jah, soovin jagada abikaasaga kasutamata mahaarvamisi. Kui oled veendunud, et esitatud andmed on korrektsed, saad deklaratsiooni kinnitada ja sellega ongi sinu deklaratsioon esitatud.